palju välja võtavad? 25. Palju tegelikult välja võtavad? 25. No või võta ja. Kust ma sõitsin piiraga. No see vahet ei ole, kui ma seda nupust sisse välja lülitan, siis on tema. Kevade kuulutajad ehk elektrilised kergliikurid on meie tänavatel tagasi. Tegemist on aga endiselt sõiduvahenditega, mille kuritarvitamine on lihtne ehk ka õnnetused on kerged tulema. Politsei vaates on aga kõige suurem probleem just need tõukerattad, mis soetatakse isiklikuks kasutamiseks. Politsei arhiivis on kümneid, kui mitte sadu videosid õnnetustest, kus üheks osapooleks on just need kurikuulsad tõuksid. Kui varem tekitasid peavalu just renditõuksid, siis täna on peamine mure võimsad masinad, mille vanemad oma võsukestele koolis käimiseks või lõbusõitudeks soetavad. Renditõukerataste kiirus on vastavalt seadusele piiratud maksimaalselt 25 kilomeetrini tunnis. Isiklikel ratastel on aga kiirusepiirang enamasti harv nähtus. Seda isegi ei kruvita maha, probleem võib-olla on pigem selles, et seda piirajat on enamus tõukeratastel väga kerge eemaldada. Et see on, nupukombinatsioonid, äpid, eraldi pannakse ka salanuppe sinna vahele, need lahendusi on erinevaid, mida siis tehakse ja ka poemüüjad ise on ju tegelikult öelnud, et 90% tõukeratastest, mis poeuksest välja veerev, on tegelikult piiramata, mida võiks kasutada ainult siis avalikus liikluseks suletud alal. Möödunud nädalal jäid Viljandi patrullile sammuti silma noored, kes vuhisesid ratastega mööda linna tunduvalt kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis. Ehkki nad ise üritasid politseile meeleheitlikult selgeks teha, et ratastel on piirajad peal. Sellega on see teema ka, et praegusel hetkel on tal vaja siis vastukategooria juhtimisõigust. Antud asi on vaja ära registreerida Maanteeametis. Ja sellele tõenäoliselt, ma seda kindlustusasja ei hakka üldse noppima, aga tõenäoliselt on see ka, et sellel on kindlustusvaja, kui see kaalub rohkem kui 25 kilogrammi. Et ma võin praegusel hetkel näite tuua sellest, et eelmine aasta tõukeratas sõitis autole sisse ja kindlustus peal ei olnud selle tõukerattal ja see liikluskindlustusfond nõudis vanemat tagasi 33 000 eurot. Just puuduv kindlustus on tõuksiepideemia puhul täna järgmine murekoht. Vanemad enda autot kindlustavad, oma võsukesi ja nende rattaid mitte. Meenub üks juhtum, kus õnnetus oli selles mõttes õnnelik, et laps sõitis elektritõukerattaga auto pihta nii, et ta ise jäi terveks ja autol läks katki ainult esituli ja natuke esitiiba. Ja see oli selline kiire elektritõukeratas, millel pidi liikluskindlustus olema. Liikluskindlustus hüvitas autoomanikule kahju ja pärast tuli emal ja isal tagasi maksta 12 000 eurot seda makstud hüvitist. Ehk siis paarkümmend eurot kuus liikluskindlustuse ja õnnetusjuhtumi kindlustuse eest võib päästa 10 000 eurode maksmisest. Raul Annika sõnul toimub täna enamik rikkumistest teadmatusest. Lapsevanemate kohustus on end reeglitega kurssi viia ning jälgida, kuidas tema võsuke mänguasja kasutab, sest see mänguasi võib kiiresti muutuda ohtlikuks nii lapsele kui ka kaasliiklejatele. Alaealise eest vastutab liikluses alati lapsevanem, kellele võib politsei esitada ka üsna kopsaka rahatrahvi. See ei ole tegelikult politsei eesmärk ja alati mitte karistada, vaid pigem ma arvan, et praegu on suurem probleem selles, et inimesed väga paljusid otsuseid teevad tegelikult teadmatusest. Et ostetaksegi selline tõukeratas, millega tegelikult sõita ei tohi, aga kui pärast tulemuseks on see, et laps näiteks järgmised aasta aega ei saa autokooli minna, et juhtimisõigust endalt taodelda või liiklusõnnetuse tagajärjel näiteks kindlustusselts esitab pärast näiteks arve 30 000, et siis tegelikult siis võib-olla saadakse alles aru, et tegelikult ei olegi see nii süütu mänguasi.